rääkida koduõppe teemadel, et kuna nüüd kõik noored töötavad kodust ekraani tagant, tihtipeale isegi näiteks kasutavad vanemate arvuteid, et kuidas see on üldse olukorda mõjutanud, kas see paneb nüüd vanemate arvutid kuidagi riski alla või et räägi natuke sellest olukorrast? Mis on selge on see, et see koduõppe ja ka kodus töötamise osakaal ei saa olema enam kunagi nii madal, nagu ta oli selle aasta alguses. Et see koroonakriis tõi ütleme, et väga järsu tõusu, aga see tõus oleks tulnud nagunii. Lihtsalt ta tuli tükk maad rutem. Mis veel on hästi nagu silma hakanud, on see, et esiteks, kui meil oli, ütleme, et 10, võib-olla natuke rohkem aastat tagasi või 20 aastat tagasi hakkas pihta tiigrihüpe. Et toome nagu üleüldse arvutid ja interneti inimesteni, siis tegelikult me oleme hiljaks jäänud selle tiigrihüppega, et tuua inimesteni ka kiire internet. Arusaadavalt ei ole täna otsitud nagu mõistlikku hulka ühiseid lahendusi, millega teha tööd, millega viia läbi õpet, et iga õpetaja, iga ettevõtja kasutab oma mingisugust tööriista. Ja ei ole sugugi üllatav, kui sul mingi aja pärast tegelikult vaatad arvutisse või nutiseadmesse, leiad, et sul on 10 mingisugust programmi, ma ei tea, kas videokonverentsi tegemiseks või midagi veel, eks ole, et arusaadavalt, mida rohkem on sul rakendusi, seda rohkem on võimalusi, et ühes või teises mingisugune bugi parasjagu ilmneb, eks ole. Aga mida tasub ka kindlasti tähele panna, et olukorras, kus sa oled ikkagi sunnitud seda tegema, siis kindlasti uuenda neid kõiki väga regulaarselt, enne igat kasutama hakkamist, vaata üle, kas sellel on parasjagu uuendusi või mitte, et ei ole harvad need juhud, kui tegelikult 2 korda või 3 korda päevas isegi tuleb uuendusi. Ma saan aru, et see uuendamine muudab siis kogu protsessi just turvalisemaks. See on selle asja eesmärk, et kas optimeerida, et sul võib-olla aku, kui sa töötad aku pealt, eks ole, läpakaga, et aku kas kestab kauem või on rakendus turvalisem, nii et sa ei peaks uuendama ainult turvalisuse mõttes, vaid tegelikult ju lihvitakse ka neid performance nurkasid maha, et asjad töötaksid sujuvamalt ja kiiremini. Aga kui need kooliõpilased ikkagi peavad kasutama tohutult palju erinevaid programme, mis on siis õpetajate poolt antud, kas on midagi, mida nad saavad ise teha, et olla võimalikult turvaline ja ennetada mingeid häkkimisi või andmete lekkimist? Tegelikult me oleme näinud ka selliseid juhtumeid, kus tegelikult häkitakse ära mitte õpilane, aga häkitakse ära mingisugune lehekülg. Ja seda külastades sa ei tee mitte midagi muud. Sa lähed tavapäraselt veebipoodi, kus sa midagi ostad, eks ole, ja selle käigus varastatakse ära sinu kasutajatunnused, paroolid, võib-olla krediitkaardi andmed, midagi veel, eks ole. Ja sa ei tee ise mitte midagi valesti. Et selles mõttes eeldada või arvata, et kui mina olen tubli, siis minuga mitte kunagi midagi ei juhtu. Et tegelikult turvalisuse peale peab mõtlema, et neid apsakaid võib juhtuda ükstahes kõik kellel. Ja nüüd on küsimus, et mida ma saan ise teha selleks, et võttes arvesse, et kui juhtub, et see mõju on minu jaoks kas siis olematu või täiesti minimaalne. Alustame sellest, et sisselogimised, kui vähegi võimalik, ja siin on näiteks paroolihaldur on tõsiselt hea abimees, kasuta seda. Pane igasse keskkonda unikaalne parool. Kui vähegi võimalik, logi sisse, kas siis, ma ei tea, ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga, et see on turvaline, on 2-tasemeline juba by default, eks ole, ja kui vähegi võimalik, kasuta ka 2-tasemelist autentimist. Kas see on mingi eraldi äpp, mis genereerib neid paroole ja haldab, et on mingi kindel, mis oskab soovitada? On selliseid rakendusi, mis... Kuidas ma tean, et see äpp üldse on piisavalt turvaline, et ma julgen nagu anda liiga? Väga hea küsimus, et on 2 tüüpi paroolihaldureid. Need, mis on sul nagu stiilis igas seadmest ja ütleme, et seadmete vahel need äpid ei suhtle. Et sa pead siis ise tagama, et sa tõstad need paroolid ka üle, eks ole. Aga on ka selliseid, kus ta taustal tegelikult ütleme, et sul on 4 seadet
igas on seesama paroolihalduri rakendus või äpp olemas ja ta taustal süngib paroolid ära, nii et ainukene, kui sa lähed kuskile lehele, ta juba pakub sulle, et kuule Siim, tegelikult tahad sa sisse logida, eks ole, ja paroolihalduri eelis on see, et sul on vaja meeles pidada ainult üks hästi pikk, hästi keeruline parool. Ülejäänu teeb ära tema sinu eest. Nüüd, mida vaadata paroolihalduri puhul on see, et kui sa kasutad sellist online varianti, kus need asjad süngitaksegi ära, et mida ühe või teise halduri kohta nagu laiem avalikkus ütleb. Ja noh, siin nagu ühte sellist näidet, mis ma oskan pakkuda, on näiteks LastPass. Et nad ise reklaamivad, või noh, ütleme, et saadavadki selge sõnumi, et nende teenust auditeeritakse pidevalt, et tagada just see turvalisus, et sinu paroolid, olgugi, et nad on nagu ühes seifis, et see seif ei langeks nagu kurjategijate kätte. Aga kas sa üldse soovitaksid mõne aja tagant paroole muuta ja kui jah, siis kui tihti? Sõltub nüüd sellest, kas sul on ka olemas kahetasemeline autentimine või mitte. Kui on, siis põhimõtteliselt senikaua, kuni sa seda parooli kuskil mujal ei kasuta ja kuni sa ei ole saanud teadet, et keegi tahab sinu parooliga sisse logida, ehk et ei ole nagu näha, et see tegelikult on lekkinud, siis nagu otsest vajadust ei ole. Profülaktika mõttes sa võid teha, aga noh, kui sa iga natukese aja tagant tahad vahetada näiteks 300 parooli, siis sul läheb ikkagi nagu terve päev selle jaoks aega, et noh, see on see koht, millele mõelda. Kui kahetasemelist autentimist ei ole, siis võiks ikkagi nagu mõelda, et kas siis korra kvartalis või korra pool aastas ikkagi võtta see asi ette. Noh, kui sa niikuinii seda keskkonda kasutad, siis mõistlik oleks see asi ära teha.